Mina olen Kristina. Ja mina olen Laura. Ja meie oleme Provintsi progressiivid. Räägime elust ja inimestest väikeses linnas ja suures maailmas. Milline tundub maailm pärnakale ja Pärnu maailmale? Sellest kõigest sügavalt, aga humoorikalt. Tere, tore kuulaja. Täna on 6. täna. Aitäh, Helena. Täna on 6. september ja täiesti puhtjuhuslikult langeb kokku Provintsi progressiivide septembri salvestuse päev ja päev, mil Pärnus toimub eelarvamusfestival. Sellepärast olen mina stuudios mitte üksi, lihtsalt Laurat siin ei ole, sest Laura toimetab eelarvamusfestivalil. Aga mul on ülituusad külalised stuudios ja siis ma natukene asendan teiega ka Laurat enda jaoks. Aga parampara stuudios on üks minu Eesti lemmikuid ja Pärnu, ma ei tea siis, kuidas täpsemalt teid nimetada. Ühesõnaga, Pärnu legend, Eesti muusikamaastikul omapärane, aga vägagi sotsiaalselt, sotsiaalselt kõnekas bänd Sibyl Vein, mis ma siin teen pikka sissejuhatust. Jah, just see, aga see sotsiaalsete sõnumitega sotsiaalselt kõnekas, see on lihtsalt minu jaoks ka hästi-hästi oluline, miks mingil ajal ma jälle plaadi mängima panen. Mitte ainult muidugi, ka muusika ja riffid ja meloodiad ise. Tere! 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 Aitäh ilusa sissejuhatus. Jaa, see väga nunnu. Võtke heaks ja meil on Sibyl Veinist siin 2 inimest ehk Helena ja Heiko. Need, kes on kõige kauem jaksanud seda teha. Just, et algkoosseisust olete olemas teie ja 3. bändiliige on teil praegu. Kristo Otter. Kristo on ju. Tema on Keilast, just. Keilast. Me just enne, miks see Keila selline oluline märksõna siin on, enne arutasime, et kas Pärnust saab Tallinna uus Keila, kui Rail Baltica valmis saab. Aga sellest mõni teine kord. Ma ei tea, kui palju... Lisaks võib-olla Kristo puhul sellega, et Kristol on ikkagi seos Pärnuga olemas, et ta lapsepõlves veetis väga palju aega oma vanama juures, kes seal Rääma piirkonnas siis elas tol hetkel. Pärnu on talle suhteliselt tuttav paik ja hingelähedane. Jep. Võtame vastu. Hästi, aga teie 2, kes te siin praegu olete, mis seos teil Pärnuga on ja mis rolli Pärnu on Sibyl Veini sünnis mänginud ja võib-olla mitte ainult Pärnuga, vaid ka Pärnumaaga? Mis see kõige esimene küsimus oli? Seal tuli mitu tükki neid. Okei, hästi. Mis seos teil Pärnumaaga või Pärnuga on teil mõlemal? No mina elan Pärnus, Pärnu linnas. Ja suht juba lapsepõlvest, et ma tean, et mu vanaema ja ema viskasid kulja kirja, kui nad mingi hetk otsustasid, et kuhu linna siis kolida. Oli kas Haapsalu või Pärnu ja Pärnu võitis. Yes. Jah, et juhu. Minu liivlastest vanavanemad said valida, kas nemad hakkavad eestlasteks või hakkavad lätlasteks, nad elasid täpselt piiri peal, nii et Pärnu maal on meie suguvõsa elanud, või nüüd see nimetus ka Pärnu maani, aga selles piirkonnas siin on elanud meie suguvõsa ikkagi, võiks öelda soduaasted, nii et. No, ma võiks ka natuke kaugemale siis minna, kui Heiko juba räägib oma esivanematest, siis minu vanaisa on Hiiumaalt ja vanaema Saaremaalt, et selline juke tore. Väga kahtlane paar. Rebelid. Väga rebel, jah. Hästi. Nii et ühesõnaga, Pärnu on meil ja mina olengi terve elu siin elanud, et minu elukoht, et kuigi tegevus on viinud erinevatesse linnadesse, ka ülikoolidesse, siis tegevuskoht ei ole seganud elukohta, et elukoht on registreeritud endiselt Pärnus olnud kogu aeg, nii et mina tunnen ennast väga selgelt pärnakana, identifitseerin ennast pärnakana. Kõik maksud hakkavad siia ikkagi väga õige. Aga Helen on hoopis tegelikult Sindilingiga, mis on minu arust nagu... Ma olen ka Audrus elanud. Just, et Helen on natuke laiem kogemus erinevate Pärnu piirkondadega. Ja ikkagi väga pikalt veetsin Audrus, mingi osa oma lapsepõlvest, siis Sindis ja siis nüüd täitsa Pärnu linnas. Ja kui nüüd edasi minna muidugi sellest küsimusest, et kui sa küsisid, et mis seos on nagu Sibyl Veinil Pärnumaaga, siis nii huvitav, kui see pole, siis Sibyl Veini ajaloos vast nagu Sindi kõrval, kus on esimene plaat kirjutatud, need teised on enamasti valminud väga tugevalt seoses Kilingi-Nõmmega hoopis. Kus meil ei ole kellelgi nagu mingit otseselt sugulasi või see ei ole nagu linn, kus me kuidagi pärit oleme, aga kuhu me lihtsalt oleme jäänud käima. Okay. Kas te Kilingi-Nõmmel jõudsite ka midagi korda saatama? Mitte esineda, aga nagu selles mõttes, et külastajatena jah.
väga vahva oli. Jah, kahju, et... See oli väga kahju, sest et mulle tundus, et see oli ka Kilingi-Nõmmele endale nagu parim reklaam üldse. Absoluutselt. Just. Kilingi-Nõmme on üldse selline huvitav nähtus ka siin Pärnumaal. Ta on ja seal on huvitav nii nagu Pärnugagi, et sinna on, et ma näen, et neid tagasipöördujaid on noorte seas, ma ei tea, kuidas me nüüd enam noored oleme muidugi, aga ütleme nii, et uuesti nagu tagasi minejaid on päris palju, nagu Pärnugagi. Kilingi-Nõmmega selline naljakas seik, ja ma ei tea, kas ma vanemad kuulavad, isegi kui kuulavad, siis ma olen nii suur juba, et riialda ei saa. Minu sugulased elasid Kilingi-Nõmmel toona ja siis nimetati seda Nõmmeks. Ja kui ma tahtsin teismelisena minna Tallinnasse Nõmmele kontserdile, siis ma küsisin oma vanemate käest, kas ma võin minna, kus see on? See on Nõmmel. Okei, Pärnumaa. Ei, sa tegelikult Tallinna inimese ja Pärnu lingiga inimese tunnedki ära selles, kas ta ütleb Nõmmel või Nõmmes. Nii et Kilingi-Nõmmekad ütlevad ikka Kilingi-Nõmmes, et asi toimub Nõmmes. Minu vanematel ei olnud vahet, nemad arvasid, et ma olen täitsa kohe Pärnumaal, mitte väga kaugel. Kodu lähedal, just. Hästi, aga sa, Heiko, ütlesid, et sa identifitseerid ennast pärnakana. Minu jaoks on ka pärnakas väga tugev selline identiteedi osa, aga igaühele ta tähendab erinevat asja tõenäoliselt. Mis see sinu jaoks tähendab? Vaat see on selles mõttes selline sügavam tunne, mis on kuidagi, mis nagu rullus lahti minu jaoks kuidagi, ma arvan, et umbes 2018 või midagi sellist, et kui ma hakkasin tööl käima Tallinnas ja ma hakkasin oma kolleegidele aeg-ajalt saatma Pärnust kummalisi pilte sinna grupi chatti. Ja siis nad nagu, kuidagi siis tuli sellest Pärnust, ma hakkasime kuidagi nagu rohkem rääkima ja see nagu, ja terviseks. Et on nagu väga, kuidagi saan aru, et see, kuidas nagu mina Pärnut näen, ei ole kuidagi see, kuidas üks inimene kuskilt mujalt Eestis seda näeb. Ja siis oli nii, et siis ma hakkasin inimestele ekskursioone tegema Pärnusse. Et kuidagi keegi tõstis jälle tulla mingi seltskonnaga ja siis ja kui ma siis hakkasin seda nagu Pärnut nagu tudustama, siis ma sain aru, kuivõrd nagu läbi imbunud ja kuidas see linn on mind nagu kasvatanud. Et see on, et mul on nagu iga nurgaga, mingi hoonega on nagu mingi seos, ma nagu kargan mingist suvalisest uksest sisse, siis ma juba tean, kes selle poe omanik on või nagu et see on nagu nende jaoks täiesti arusaamatu, sest et mingis suures linnas ei oleks see nagu võimalik. Ja siis ma saangi aru, et see, kuidas ma nagu toimin, siis ma tunnen, et ma toimingi Pärnu kontekstis kõige paremini, kus kõik asjad on jalgrattasõidu kaugusel. Helena, võib-olla midagi sarnast Heikoga, et see, et Pärnu on nii väike, et sa põhimõtteliselt tead kõiki, et iga nurga peal sa saad kellelegi tere öelda või tšau või et see on nii nagu oma kuidagi ja just nagu see, et ta nii väike on, muudab ta ka hästi turvaliseks mõnes mõttes, on ju. Ja näiteks kui jalutan ka mõne inimesega, kes ei ole nagu siit pärit, et see tundub ka kummaline, et sa nagu peaaegu et nagu tead isegi inimesi, kes ei ole ainult su naabrid või on nagu kesklinnas kuskilt. Ja pärnakate puhul on minu meelest naljakas see ka, et Pärnu inimene ei tee alati ainult ühte asja. Et seal on ikkagi nagu lisaks erialale on mingi 2, 3, 4 asja veel, et kui sa läbi ühe asja seda inimest ei tea, siis sa teed kindlasti nagu läbi mingi 3. asja. Ja jällegi pärnakate puhul on naljakas ka see, et kui kohtuda kuskil väljapool Pärnu linna ja te mõlemad olete Pärnust ja siis te nagu saate teada, et te olete mõlemad Pärnust, siis see nagu siuke äratundmisrõõm. Et see on naljakas. Ja ma ei ole seda nagu teiste inimeste puhul nagu niimoodi täheldanud. Ma ei tea, võib-olla see on nii, et kui Tallinna inimesed saavad kokku, ma ei tea, Keilas, siis nad on Tallinnas, jaa, Tallinn. Või siis, et kas see on nii, ma ei usu millegi pärast, et see on siuke nagu Pärnu fenomen minu meelest. 2000-ndate lõpus me tegime Helenaga siis punkbändi nagu John Stuart Mill ja siis ja just tulge kontserdile 12. septembril. Kuhu? Templisse DND-ga koos, me esineme niimoodi umbes aastas korra heal juhul, mõnikord ka üle mitme aasta alles. Ühesõnaga, ja siis me kuidagi avastasime selle John Stuart Milli tegemise käigus, et
tegelikult on nii, et pärnakad on väga hea ressurss piletiostjatena. Ehk siis, et kui nad saavad aru, et Pärnu bänd esineb kuskil teises linnas, siis see tähendab seda, et nad tulevad nagu kohale. Ja siis me tegime Orkutisse kommuuni nimega Pärnu bändid. Ja siis, kõik võib-olla ei teagi, mis asi see Orkut on. No just, et ühesõnaga enne Facebooki oli veel üks platvorm, kus oli kommuunid või community'd ja siis ühesõnaga siin lõime selle ja pärast on ju muidugi kolisime selle asja Facebooki ja tänasel päeval on ka see, ma arvan, et seal on mingi 2000 inimest ja mis on nagu kõige olulisem on see, et seal on võimalik nagu aastate lõikes minna tagasi, vaadata, mis bändid on midagi avaldanud. Ja noh, lisaks sellele muidugi see, et ongi, et need, kes on muusikast huvitatud, need nagu leiavad või noh, oma kodulinna muusikud nagu üles, et see on see kokkuhoidmise link, seda ma nagu näen, et pärnakad hoiavad nagu mujal Eestis ka kokku. Ja sageli jällegi mujal Eestis inimesed ka Tallinnas küsivad, et sa oled Pärnust või, kuule sa seda Reigot tead või, ta käis ka seal või seal koolis, nii Pärnus on üle 40 000 inimese. See on teine asi muidugi, et kui suur või väike see linn tegelikult on ju. Just, absoluutselt. Ma just eile kogesin seda, et sõitsin autos ühe ka Pärnakaga, kes nagu Pärnu linnas otseselt, see on nüüd Pärnu linna, elab Pärnu linnas, aga see on ikka kilomeetreid ja kümned kilomeetrid isegi siit väljas. Ja oli ka, et inimesed, keda ma ei arvaks, et võib-olla nagu teavad üksteist, siis ma lihtsalt küsisin, nagu teda tead? Jaa, tean küll. Et on ka teistsugust sellist nagu kogemust, et ikkagi, et sa tead neid inimesi, et kui keegi küsib, kas sa seda tead või, tean küll. Ja aga selles mõttes on ta ikkagi nagu tugev identiteet, mis nagu selles mõttes liidab inimesi, viib nad nagu erinevates teistes linnades ka ikkagi nagu kokku, mis on nagu iseenesest. Ja see tekib mingi nagu siuke usaldus tekib kohe selle inimesega, et oma jope. Aga rääkides väikesest linnast ja suurtest tegudest, siis väike, suhteline, eks ju. Meil käis siin ühes saates külas Helja Sillemaa Viljandist, kelle jaoks Pärnu on suur linn. Nii et see on alati see hea teadmine, et asjad on suhtelised, on ju. Aga rääkides siiski nagu suhteliselt väikesest linnast ja suurtest tegudest ja teie muusikategudest, siis ja ma ei tea, kui tähtis kellelegi üldse on, kuhu nad oma muusikaga jõuavad, saate ka kohe rääkida, kas ja kui tähtis see teile on, aga ometi te olete jõudnud siit Eestist ka välja poole. Märgatud olnud, kas ja kuidas nagu see, mida siin, ma ei tea, kogukond või vibe või toimetamisvõimalus teile on andnud, kui palju see on seda mõjutanud, ma ei tea, loomingut, loomelendu, võib-olla loome rahu hoopiski, ma ei tea, on siin seosed? Ma mõtlen nüüd, bändi ju ikkagi hakati tõenäoliselt sellepärast tegema, et väga palju midagi muud ei olnud teha. Kui oli kas sport või muusika ja nagu väga sportlik ma ei ole kunagi olnud. Et kunstiga sai ka tegeleda. Mina ütlesin, et noorkotkastes käia. Ja minuni need valikud ei jõudnud, on ju. Näitering. Näitering, jah. Mina olen näiteringi laps. Mina ka, nii et. Ühesõnaga minuni need valikud lihtsalt ei jõudnud tol hetkel ja siis nagu bändi tegemine tunduski kõige lahedam asi. Absoluutselt ma ei olnud selles hea, et oleks mingi meeletu talent kohe olnud, et ma mäletan, kui ma Heiko sinna John Stuart Milli mind kutsus, et see oli ikkagi ülinaljakas ja ma vahepeal ikka mõtlen, et vau, mida ma siis kõike ei teadnud. Ega ei saa öelda, et me isegi oleks nagu palju rohkem teadnud, et see on ikka olnud ikkagi suur õppimise protsess. Nüüdseks peaaegu 20 aastat. Ma olen bändi teinud katkematult muidugi 25 aastat juba. Nii et see on nagu haigus ikkagi. Aga Pärnu, vaata, ma arvan, Helena, sa võid mind kindlasti nagu parandada, kui ma eksin, aga mulle tundub, et ega kui oleks olnud seda kogukonda nagu meie ümber, kellele kõik need bändid, mis iganes koosseis nagu üles astusime, et kes tulid alati kontserditele, et oli publikut. Et ega kokkuvõttes on see, et sa prooviruumis nagu või kuskil garaažis kellegagi midagi koos mängid, et siis see on nagu mingi maani tore, aga mingilt maalt tekibki see, et sellel ei ole nagu väljundit, on ju. Aga kuna siin oli nagu ikkagi selline nagu aeg, kus oli nagu see nagu langes viljakale pinnasel või kuidagi, et oli nagu õiget asja õigel ajal. No just, et oli nagu auditooriumi ja oli nagu ja kui oleks neid eelnevaid asju teinud, et siis ei oleks ka sinna jõudnud, et kõik ikkagi on omavahel seotud, on ju.
aga ma mäletan ka muidugi seda, et kui me tegime 2 bändi korraga, et John Stuart Milli ja Sibyl Vane'i, siis ikkagi John Stuart Milliga me nagu tuuritasime regulaarselt üle Eesti, nagu käisime kontserte andmas, siis Sibyl Vane'iga nagu Pärnust välja saada aastal 2010 oli praktiliselt võimatu ja see nagu tingiski selle, miks nagu lõpuks tegime enda sees kompromissi ja ütlesime, et okei, me läheme elus esimest korda mingile konkursile, sinna 2011. aasta noortebändi. Aga me olime omast arust nii nagu alternatiivsed, et jumala eest nagu see on liiga et sinna me küll ei lähe. Aga no elu õpetab ja elu kasvatab, et no lihtsalt muud võimalust ei olnud, siis me käisime tudengilaul, me tegime lihtsalt sellepärast, et meil oli võimalus nagu minna esineda kuskil nagu väljaspool, et mõnes mõttes on hea, see on nagu keeruline, ansambel Tuberkuloited, eks ole, 90-ndatel ju, nad räägib kogu aeg seda lugu, et nad pididki Sindist ära kolima selleks, et umbes on ju, et aga me nagu üritame siis tõestada vastupidist, et on võimalik nagu jääda siia Pärnusse ja tegelikult nagu on Euroopa ikkagi Tallinnaga võrreldes 120 kilomeetrit lähemal. Eks ju! ja kusjuures geograafiliselt on Pärnu ka Eesti kese, sest et kui nagu niimoodi tuuritamise mõttes mõelda, siis Saaremaal on sama pikk maa umbes, kui on Tartusse, märgiste variatsioonidega, aga ja Riiga samamoodi. Pärnu on uus Paide ühesõnaga. Ja, et kui see nagu see sirkliga tehtav ring on natuke laiem kui ainult Eesti kaart, siis sa nagu avastad, et okei, Pärnu on tegelikult logistiliselt ikka üliheas kohas. Sest et Euroopa poole ikkagi, see on 2 tundi töö nagu sõiduaega. Olen nõus, ühesõnaga rõhutame veel kord, Pärnu on parim. Vähemalt pärnakatel. Hästi, kusjuures ma oma peas oma rattasõitudel ja jalutuskäikudel ikka mõtlen, ma ei tea, inimene mõtleb olend, on ju. Ja siis ma üleeile hakkasin mõtlema sellele, ma viimasel ajal räägin hästi palju kuuluvusest ja kuuluvustundest ja othering ja belonging ja nii edasi. Siis mõtlesin, huvitav paradoks, see on kuidagi nagu väga loogiline paradoks, et me saame kuuluda mingis mõttes ikkagi läbi teisi teisestades. Ega me Lauraga ka siin põrgatame pidevalt, et pärnakas, et ei tea, mida tähendab pärnakas olla. Et see on huvitav nähtus, et ühest küljest, et me vajame nagu kuuluvustunnet ja see kuuluvustunne annab ka siukese ja see ei ole lihtsalt see, et meil on siin tore olla, kui me nagu sügavamale vaatame, mis see tähendab seda, et kas ma saan olla ilma, et ma ei tea, maskiksin või mängiksin kedagi teist, nagu nii me pidevalt kasutame mingisuguseid rolle ja kanname, eks ju. Aga jah, et see huvitav, et kuidagi see selline et Pärnus on mul kuuluvustunne, see annab sooja tunde, aga kui ma mõtlen siin juures seda, et samas ma teisestan teisi inimesi. Aga kusjuures kultuuriteoreetiliselt on siin tegelikult üks paradoks veel peidus, mis on nagu positiivne, vaata, mida ma kunagi väga ammu hakkasin ka nagu laiemalt kasutama ja mis on õnneks ka siin, seda on parafraseerinud ja hiljem ka teised, et Pärnu ühesõnaga tänu sellele, kus ta nagu geograafiliselt paikneb, et ta on perifeeria, mitte nagu tuum, on ju, siis see tähendab seda, et muusikaliselt ja kultuuriloomeliselt siin tekibki see kontra ja see kontra vaata väljenduski näiteks selles Non Gratas, kes vastandus Ekale, eks ole, siis kui mõelda on see hip-hopi skeene, mis 90-ndatel arenes, kui mõelda kas või üldse kogu see muusika, ehk siis see, mina võrdlesin seda Seattle'i ja Manchesteri ja ühesõnaga veidi laiemat liinadega, Karl võttis sellest üle ainult Manchesteri, sest vist kõnetab teda rohkem, aga lihtsalt, et siin on see väärtus tegelikult olemas, just see, et selles identiteedi loomes, et sa jumala eest ei taha samastuda sellega, mida tehakse üle Eestis. Kas see on see või? Mõnes mõttes on, aga see toimib ka alateadlikult. On see ka see, et inimesed nagu tahaksid olla see, mida nad näevad kuskil suuremas linnas, aga nad ei oska seda lihtsalt nii hästi järgi teha ja nad teevad seda nii, nagu nad oskavad, siis ongi nagu selline kõverpeegel alati natukene. Ja see on lihtsalt nagu... Ja see lihtsalt tuleb sellest, et kus sa oled, kellega sa oled, mis sind ümbritseb, kuidas need asjad juhtuvad, et aga lihtsalt, et me arvame, et me oleme täpselt samamoodi ja toimetame nagu samamoodi nagu teised, aga tegelikult nagu sellest eripärast, mis meil siin on, tänu sellele tekib nagu mingi siuke arvutusviga põhimõtteliselt. Ja kindlasti, sest mul lihtsalt nagu üks alati paralleel on, et kuna ma nagu nooruspõlves olin punkar, siis võib-olla on praegu ka... Ma just tahtsin küsida, et kas punk on sinust välja võetud või läksid sina punkist välja? Aga ühesõnaga, et sellega on nii, et see Pärnu punk on alati eristunud ülejäänud Eesti pungist ja peamiselt selle tõttu, et see nii-öelda tüvitekst
on Pärnus olnud ansambelt Exploited, samal ajal kui nagu Tallinnas ja Tartus ja see nagu level oli nagu laiem. Aga siis tänu sellele, et need nii-öelda käilakujud meil siin või need, kes olid nagu noortega kõige rohkem koos, vanemad punkarid, Aadu Sitapäev, Kutt ja kes iganes, et need nagu, nendega tuli kaasa see Exploitedi maailm ja see tähendas seda, et me nägime välja siin teistmoodi, me kuulasime teistsugust muusikat ja vaata, see oligi see, et kuigi seda nagu naeruvääristati nagu aeg-ajalt on ju, siis minu jaoks juba toona ma vaatasin seda, et ise huvitav, see on ju tegelikult omaette nähtus, aga see ongi see normaliseerimise vajadus on ju, et sa tahad, et ikkagi kõik oleksid ühesugused, aga siis on mingid pärnakad, kes nagu puritaanid kuulavad siin ühte bändi ja teevad nagu enda bände täpselt samasuguseid on ju. Ja see oli üldse huvitav, Väike Pets ja kes iganes. Aga mis aastal sa Helena sündinud oled? Niimoodi küsitakse 90. Okay, ma küsin seda lihtsalt ajaloo kaare mõttes, et sina Heiko oled jõudnud 1925. Jaa. Kas sa oled 85, jõudsid sa seda Rohelise salongi Maimusa festi skeenet ka kogeda? Ei, ma olin selleks, et sellel ajal liiga väike, aga Mai kultuurikeskus oli minu põhiline elu- ja mängupaik 1980 lõpus, kui seal tegutses Meelis Taukon ja helistuudios ja selle keldris tegutses kunstnik nimega Urmas, sest toona joonistati, eks ole, käsitsi neid plakateid ja kellest sai siis Eesti esimene meesstrippar Mr. X. Oota, räägid jalanudest ka? Ja ta käis eranditult kompadega ja sellest nagu puukompadega. Ja siis oli küsimus, et miks Urmas käib kompadega, siis oli see, et tema sääremarjad oleksid ilusad. Ja siis me tegime T-särkadega koos. No see mõttes, et ühesõnaga mul olid sellised nagu huvitavad klemmid seal. Ja ma mäletan seda, kui ma vaatasin Krokodil Dandiid, vaatasin lava peal klaveri alt, sest me tundsime nagu kõiki nagu taguseid. Et Laine Mägi tütar oli seal ühesõnaga mingi pestikas mul, kellega me rullisime ennast mudastast äärtest maha ja jooksime kõikidest tantsurennidest läbi, me tegelesime, me olime üle maja ja see oli kõige ägedam maja, mis nagu, kus ilmselgelt lapsel nagu on paikneda. Absoluutselt ja seal samas keldris, kus Tauk tegi kõiki muid asju, toimetas ka sellise koori juures nagu Tenzing, kus mina kunagi laulsin. Et kui inimesed tahavad aru saada, miks inimesed gospelis täiesti pöördesse lähevad, siis see oli see kogemus. Tänase päevani ma ka armast ja Tenzing. Ja see nagu Tanzig. See on nagu kristlik koor, kunagi oli noortekoor, võib-olla ta on praegu ka, ma ei tea. Et ma armastan praegu ka samamoodi laulda Miinus, Jeesus ja palved. Aga Helena, kuidas sa ennast veel tituleerid lisaks sellele, et sa oled Sibyl Veini laulja ja kitarrist? Kas sa oled noorsootöötaja, kas sa oled sotsiaalpedagoog? Ma hetkel olen sotsiaalpedagoog, võib-olla natuke ka noorsootöötaja nüüd, kuni leping lõpeb septembri lõpus ära. Jah, ühistumitt, ma ütlen ühistumitt endale ka viimasel ajal natuke. Kus sa toimetad? Ma olen Pärnu õppenõustamiskeskuses, kus siis pakutaksegi, kõigepealt on see haridusasutustesse sotsiaalpedagoogiline nõustamine, siis seal on koolipsühholoogid on koolides, siis on psühholoogiateenistus, kus on psühholoogid, baariterapeut, meil on loovterapeut, seal meil on mänguterapeut, meil on esimesel korrusel perepesa, mis toetab siis sellist vanemluse kasvatamist ja toetab peresid, kes on lastega. Ja siis ja me nüüd tegime ka MTÜ sinna õppenõustamiskeskuse alla, et ka sellist suuremat sotsiaalset tuge võib-olla Pärnu linna elanikele anda võimalusi siis läbi erinevate projektide. Et see on algusjärgus, aga siuke üks tore üritus on tulemas ilmselt novembris, et võib-olla kunagi hiljem räägin, et praegu pole kuupäeva paigas ega midagi, nii et. Väga hea. Kui suur mõju sellel sotsiaalsel tööl ja tööl noortega ja võib-olla ka selliste ma ei tea, raskemate või keerulisemate olukordade sees olemine, kui palju ta jõuab sinna muusika sisse? Ma olen alati mõelnud, et see hoiab inimlikkust hästi tugevalt, et ta ei lase võib-olla nagu kaugele ujuda iseendal sellest, et mis teeb meist inimese. Hästi. Ja Heiko, ma eile ütlesin, ma käisin sõbranna sünnipäeval Mari-Liis Varnast ja siis ma kelle hüütimi oli Jeesus. Just. Ma ei tea, kes enam on, aga
Lihtsalt sa rääkisid Jeesusest. Ja, Jeesus on su elus. Jeesus on minu elus, just. Ja Mari-Liis palus tervitada. Tore. Ja siis just, et ma sa saad praegu ise seda teha siin koha peal. Tervitame Mari-Liisi. Tervitame Mari-Liisi ja Mari-Liisi külalisi, kes ütlesid, Heiga on Eesti kõige rikkamas vallas. Mis on Viimsi vald? Mis on faktiliselt vale. Et tuleb välja, et kas Rae või vist oli ikkagi rikkam, et see on nagu, aga las nad räägivad. Just, et seal kuldses ringis on neid teisigi. Aga sa oled ka riigiteadust Riigi ja poliitikateaduste. Riigi ja poliitikateaduste doktorant. Ja muidugi väga loogiline küsimus ka sellega seoses, et kuidas nagu muusika ja muusika tegemine ja see, mida sa teed, kas sa oled noorem teadur, kuidas sa... Ma olen üliõpilane. Üliõpilane, hästi. Seal on võimalus sisse astuda nii üliõpilase kui noorem teadurina, aga noorem teadurina on nii-öelda see, sa oled nagu töölepingul, et sul on see töökohustus, aga mul arusaadavalt ei oleks võimalik nagu töökohustust ülikooli ees võtta, nii et siis ma olen üliõpilane. Ja sa toimetad Viimsis kommunikatsiooni peal ka. Ja. Põnev. Ja. Kuidas need... see oleks väga hea, kui see oleks ei ole. Kuidas need omavahel, kõik need sinu nii-öelda elu, ma ei tea. Ma alustan algusest. Algusest, hea küll. Ma kommunikatsioonitööle sattusin tänu sellele, et ma olin töötanud selleks hetkeks ma ei tea, ööklubi programmijuhina, T-särkide tegijana, disainer, ühesõnaga, ma olin kõiki asju teinud ja saanud kogu aeg nagu mitte regulaarselt palka. Oota, sul on ikkagi kõige põnevamad asjad, et siit ma ei nimeta, kuidas sa rannas olid. Ja meil oli rannatoolide laenutus ja suurehalise auto. 1000 asja, ühesõnaga. Seda ei taha. Ühesõnaga, kõik need noored, kes praegu rannatoole laenutavad, Viimsi vald on... järgmine samm. Ei, seal on vahepeal mõned lülid. Ja siis oli nii, et ma õppisin filosoofiat ja mul nagu sain aru, et see ikkagi ajab aju kärssama. Ja siis ma sattusin abistama Eesti politseid mitte kommunikatsiooniga, aga kujundustega. Ja siis mingil hetkel vabanes neil seal kommunikatsioonibüroos töökoht ja et kas ma siis kommunikatsioonis teadsin midagi. Esimesel päeval tuli Lääne prefekt Priit Suve minu juurde ja küsis, et tervist noormees, et mida siia tegema tulite, siis ma vaatasin tuli mehmunud näoga, ütlesin, et ma ei tea. Ja nii sai 15 aastat tagasi algus minu karjäär kommunikatsioonis, mis kujunes nagu väga pööraseks juba selles mõttes õppimise seisukohalt, et on ikkagi nagu asju ja siis ma sattusin selle nügimise maailma otsa, kui see asi oli paralleelselt, aga põhjus, miks ma tööle tahtsin minna, oli see, et politsei kommunikatsioonis sai kasutada fotoaparaati ja videokaamerat, mida oli mul vaja selleks, et teha bändi asju. Ja siis ma küsisin, kas need võib töövälisel ajal, et keegi neid ei kasuta, siis võib neid kasutada. Ja siis me vorpisime nagu dokumentaalfilmi teha, siis me tegime muusikavideosid, see avas nii-öelda nagu võimaluse saada regulaarselt raha, millega mulle tundus, et ma võin kohe hakata finantseerima kõiki oma toredaid tegevusi. Ja sealt ühesõnaga see kommunikatsiooni töö ja bänd, või ühesõnaga see on ikkagi olnud nagu kogu aeg nagu käsi käes. Selles mõttes, et ma olen Helen naljatades öelnud, et mis on väga paljud töökohad minu elus ongi minuni jõudnud läbi muusika. Või üldse nagu see muusika ongi see driver olnud, kuhu ma nagu elus sattunud olen mingite asjadega. Et kui bändi teeks, siis poleks ka sinna võib-olla juhtunud. Ja Viimsisse tööle sattumisega täpselt nii oligi. Ja me tegime ju... Läksime esinema sinna koroona ajal, kangel koroona ajal, seal oli üks erapidu. Ja siis... Hakkab hästi. Ja selle peo lõpus oli, paksime asju kokku ja siis... Lihtsalt selgitamaks, see oli väga suur ruum, kus oli väga vähe inimesi. Selle vastas nõuetele ja haigeid kohal ei olnud, sest et seal kontrolliti ka temperatuuri ja nii edasi. Ja ühesõnaga siis tuli kuidagi välja, et Viimsis on üks kommunikatsioonitöötaja puudu ja siis keegi naljatades ütles, ikka tema võib kommunikatsiooni teha siin, et ta oskab küll. Ma oli nagu... okei, tavai, et miks mitte, räägime sellest. Ja siis oli nii, et nagu umbes päev hiljem saime telefonikõne, et kuule, kas sa mõtlesid muidu seda, räägime sellest tõsiselt? Ja kuna ma töötasin Lasnamäel häirekeskuses toona ajal 112 teenusejuhina, siis ma muidugi mõtlesin, et ma võin minna rääkida nendega. Ja siis ma käisin mitu korda rääkima, see niimoodi ma sinna Viimsist lõpuks jäingi siis. Mul on selline tunne, et mul on sinuga kohtunud mingisugusel heaolu something koosolekul. Võib-olla. Väga huvitav.
okei. Nii väike. See oli koroona ajal. Ma lihtsalt praegu mõtlen, et huvitav, mida Heiko oma peas siis mõtles kõigi nende tarkade heaolu arengukavade ja asjade juures. Ta ongi üks põhjus, miks ma tahtsin kohaliku omavalitsusse minna, on see, et ma olin kommunikatsiooni teinud muidu siseturvalisuse valdkonna asutustes ja see on nagu kitsas maailm ja siis oligi see, et see maailm, mis on seal nende kohalike omavalitsuste maailmas, et see on nagu mingi kogemus, mida mul ei ole, nii et selles mõttes ma nagu saan aru, et ma olen mõnes mõttes olen antropoloogilisel välivaatlusel, teistpidi olen tõstmas oma kompetentsi ja karastumas mingites hoopis teistsugustes kommunikatsiooni väljakutsetes ja kolmandas mõttes olen tegemas nagu ka põnevat tööd, sest et tegelikult kohalikus omavalitsuses, eriti Viimsis, juhtub asju. Väga tuus. Ja doktorandina uurid sa mida? Nügimist ja käitumisteaduse ja psühholoogia rakendamist valitsemises. Väga cool. Meil on septembrikuu. Septembris ei joo, mis nagu otseselt mina ei joo niigi. Joon küll, vett joon ja igast muid asju joon ka, aga ma arvan, et juba paar aastat ei ole vist alkohol. Kuigi ma varem ka väga palju ei joonud. Kuidas me saaks nügida sinna inimesi ühiskonda, et päriselt alkohol ei oleks nii normaliseeritud nähtus? No ma arvan, et see kampaania juba on ise omaette häda, mis tegelikult tekitab vale arusaama, et kui me rõõmustame selle üle, et keegi suutis 6 aega kaine olla, siis see on kõva märk sellest, et me ikka ühiskonnana oleme jumala kummalises kohas. Ma ise mõtlesin just sama, et miks sa nagu juba see, et sa pead utsitama inimesi nagu mitte jooma mingi perioodi, et kui palju nad joovad siis. Ma suvel nagu suht küsimärk, et no, see võiks pigem nagu inimestes endas sellise väikse nagu punase lipu seal kuskil kuklas lehvima panna, et kindlasti. Ma olen viimasel ajal, ma olen nagu sotsiaalmeediast hästi väsinud, jällegi selline paradoks on inimesena, kelle tööväli on ka sotsiaalmeedia, aga ma suvel täitsa tundsin, kuidas mu närvisüsteem puhkas, aju seal hulgas. Ja kui ma nagu tagasi läksin oma töiseid toimetamisi tegema, siis ma sain aru, et üks asi, mis mind nagu kõikide muude asjade seas jubedalt käima tõmbab, on see, kui normaalne on nagu, ma ei tea, lambi näide #chill ja see pokaal seal juures ja kui inimesed ka ütlevad, et aga seal ei pruugi olla vein, kus sa tead, äkki ma joon vett sellest pokaalist, et see nagu põrgatatakse see pall sulle hästi kähku tagasi, kui sa nagu lihtsalt tähelepanu tõmbad sellele, et tegelikult kui sul on nagu 10 storyt ja nende 10 story seas on nagu 3-4 pokaaliga pilti, ma saan sellest aru, aga lihtsalt mulle endale tundub, et see on, minu enda jaoks on see olnud umbes sama asi nagu mingisugune, ma ei tea, millalgi tulid need nii-öelda sooprillid ette, et sa märkad ja alkoholiga on sama. Aga ütleme, et ma Helenaga olen muidugi minu enda uurimisteemasest väga palju jaganud, me sõidame palju koos autoga ja siis aga see, mis alkoholi kohta räägid, siis ütleme, et nii Coca-Cola, McDonald's, alkoholitootjad, online kasiinondus, veibindus, need on nagu sellised ärid, mille puhul riigid on võimetud. No selles mõttes, et see ongi nagu, selle hea näide on see sama, et kui minna alkoholileti juurde ja sa võtad selle alkoholipudeli, siis seal taga on hoiatussildid, millest ükski ei ole punane, vaid kõik on mustad. Või siis rohelised, kui on rohelise kujundusega siin, aga nad ei ole kunagi nagu nii nagu psühholoogiliselt õige oleks, et nad on hoiatavad. Et see ongi see rase naine, see on nagu ära neutraliseeritud sinna ja see ongi see, mida seda nimetatakse, eks ole, tumedaks nügimiseks ja see on see, millega tegelikult tuleks, mille osas, ma ei tea, kuidas inimesi muidugi kasvatada, see on nagu omaette küsimus, sest et tänu AI-le paremale andmekasutusele, siis tegelikult see võimekus inimeste käitumisele oma nagu tegevuste mõju hinnata muutub neil järjest paremaks. See tähendab seda, et need psühholoogilised võtted ja nagu trikid lähevad inimestele järjest rohkem selliseks, et neid ei ole võimalik nagu näha, sa ei saa neid nii-öelda keelduda nendest, sest see keskkond kujundatakse sulle juba sellisena, kus sul on ülimugav sisse imbuda ja sul on väga keeruline jällegi välja imbuda. Ja kuni selleni välja, et mis on alkoholi puhul nagu huvitav ja mida on ka uuritud, et on olemas pro-alkohol lehed, mida peavad siis üleval alkoholitootjad.
leheküljed, kus räägitakse alkoholi kasulikkusest selle, need ja lähedki vaatad ja need vein, antioksüdandid. Just, ja seal on need uuringud ka üleval, mis kinnitavad seda, et see on juba hea. Eriti õige on nagu see, et ma ju ei tea, kas see nagu vastab tõele või ei vasta, aga et isegi nagu, et ka rasenaine võib päevas klaasi veini juua. Kas seda endiselt veel räägitakse? Ikka kuulen mõnikord, jah. Et miks sa pead? Ma mõtlen, et jällegi punane lipuke. Miks sa, kas endale ei teki küsimus, et nagu jubedalt janutab nüüd nagu raseduse ajal, et nüüd ma pean klaasi veini võtma või, et see jällegi ei ole nagu, ma ei tea, soopõhine ainult, et kõik on rase, et see oli lihtsalt nagu mingi näide, et mis mul tuli seoses ka selle septembris ei joo asjaga. Aga kui rääkida nagu alkoholi probleemist Eesti ühiskonnas laiemalt, siis ma arvan, et see nagu taandubki ikkagi sellele küsimusele, et mis inimeste peas meil nagu päriselt ikkagi toimub. Ja võtta keegi kunagi tabavalt ütles, et see võib olla täitsa vabalt nii, et meil on ikkagi nagu Eestis nagu eestlastel on ikkagi kollektiivne depressioon, mis tuleneb nagu teisest maailmasõjast, on ja tuleneb nendest küüditamitest, sest ühesõnaga terve rida nüansse, mis nagu loovad selle keskkonna, kus et sa tunnedki ennast paremini siis ja lõõgastunumalt, kui sa oled selle asja ära joonud. Või sa oled ikkagi pooled ära uimastatud, sa ei saa aru, mis nagu toimub. Sa tuimestad, jah? Aga sellest kliimast okei, me läheme nagu täiesti, väga hea asendategi Laurat mulle siin. Kusjuures rääkides kliimast ja hooaegade, aastaaegade vahetamisest, ma saan aru, et selles mõttes nii-öelda õnnelik inimene, et mind ei muserda see, ma vastupidi naudin, see on mingisugune, mitte siuke romantiseeritud loodusega samas rütmis elam, aga võib-olla on ka, on ju. Aga samas nõustajana hästi palju tuleb neid inimeste lugusid, kus päike läheb ära, pimedamaks läheb, ma tunnen, et mul meeleolu muutub raskemaks, nii edasi. Et kui me räägime sellest depressiivsusest seoses, mitte siis kliima või parasvöötmega või sellega, kuidas meil siin aastaajad vahetuvad, et see on huvitav nähtus selle osas, et kui kaua see üldse sedasi kestnud on või olnud on, et siin selles geograafilises asukohas hakkavad inimesed tundma ennast või nimetama seda kuidagi nagu raskeks, ebameeldivaks kogemuseks. Mulle meeldib, et ka filosoofia sellest rohkem räägitakse nii-öelda dark mood, tumedate meeleolude normaliseerimisest. Et see on osa inimeseks olemisest. See ei tähenda seda, et vahet ei ole, mul tegelikult ei ole depressiooni, ma mõtlen selle kuidagi nagu teistmoodi või sõnastan ära, et see võib olla raske kogemus kanda ikka, aga et see raskus on ka inimkogemuse osa ja jälle ma ei taha bashida sotsiaalmeediat, sest seal on ka väga palju võimalusi ja samamoodi on seal väga palju ohtusid. Et millal me oleme omaks võtnud selle, et pimedus on raskus. Nagu vaat seal on, Kierkegaard, eks ole, on sellest ju kirjutanud, et angstist ja küsimus sellest, et kas äng ja ühesõnaga, et justkui on ka teooria, et nii-öelda õige kunst ja hea kunst sünnib ka ainult nagu kehv olekus. Aga samas on, eks ole, kui sa lähed Nietzsche juurde, siis Nietzsche ütleb, et head filosoofiat saab kirjutada ainult siis, kui sul on hea toit, hea kliima, ise elas ju kuskil koledas kohas, aga umbes, aga samas ma nagu saan aru, et ma ise küll tunnen, et loomingulises mõttes ja kindlasti et sellised nii-öelda nihked või häired su tavalises elurütmis käivitavad ajus ikkagi mingeid teisi protsesse. Ja selles mõttes nad ei ole tõesti nagu halvad asjad, isegi see, kui sa suudad nagu sellise raskemeelsuse tegelikult pöörata selleks, et sa hakkad midagi tegema, mingit teist väljundit otsima või otsima kas või lahendust enda probleemidele. Mina tajun seda teistmoodi, et keerulises olukorras on keeruline ka nagu loomingut selle põhjal teha, et sellest peab ikkagi olema nagu mingi aeg möödunud, et sa suudad seda sellisel kujul võib-olla iseenda jaoks lahti mõtestada ja iseendaga rääkida sellest ja pöörata see nagu selleks millekski, millest sa saad midagi luua. Et inimestel see ongi teistmoodi ja samamoodi see hooajaline depressioon on ja see nagu inimeste muutusi nende meeleolus sellega, et seda on ka näha nagu minu töös, et inimesed ei tule enam kohtumistele kohe, kui päike tuleb välja, et neil ei ole vaja enam. Just, aga eks depressioon on ka kultuurine nähtus. Aga see on ka, ma mõtlen, et kui me võtame ju selle sooja perioodi, et see ju
inimesed aktiveeruvad kohe sellega, et nad tahavad minna, teha, olla midagi ja kas ei ole mitte ju lõppkokkuvõttes see, et need on pigem siis inimesed. Et kui mul on ikkagi sõpru ja lähedasi minu lähedal, et ma tunnen ennast paremini ja ka see, et inimesed valivad võib-olla sellel pimedal ajal rohkem nagu kodus olla ja ennast isoleerida ja mõtestavadki selle niimoodi, et see on nüüd aeg, millal ma teen tööd ja hoian nagu rohkem nagu iseenda juures on ju, et ja meil ju ei ole ju tegelikult seda kultuuri isegi, et me lähme pärast tööd sõpradega kuhugile lihtsalt olema on ju, või ei ole, et see ei pea ju pubikultuur olema, et mis on ka mujal võib-olla nagu olnud rohkem, aga see, et me lähme ja saame kokku ja teeme, et seda on väga vähe. Küll aga on meil olnud kultuur ja eriti naiste seas, kus pimedal ajal talveperioodil oldigi rohkem koos, sellepärast et tehti käsitööd ja... Issand, keegi ütles mulle nii naljakas ja see oli üks saare naine, et kui su käed ei liigu, siis sa oled mees. Käsitöö. See oli lihtsalt saare naiste käest kuuldud selline ütlus lihtsalt, et ma ei tea, kas... Nagu vana ütlus siis? Nagu. Vana ütlus ja et see ei pruugi tõele vastata, ilmselt ei vastagi. Kas mehed püüdsid kala suuga? Ei tea, tõesti ei tea, jah. See oli naljakas lihtsalt, käsitöö mõttes tuli nagu meelde. Aga rääkides sellest ängstist ja ka sotsiaalsetest teemadest selle juures, siis vägivald on üks teema, millele te olete ka Sibyl Vane'iga ja ka koostöös Kaisa Lingiga, aga ka varem tähelepanu pööranud. Kuidas see on teie nii-öelda fookusesse jõudnud või miks just see teema? Ja ka näiteks Pärnu naiste varjupaik. No, minul oli esimene kokkupuude üldse, või sügavam kokkupuude siis vägivallaga ja just sellise lähisuhte vägivalla teemaga siis, kui ma tegin oma lõputööd. Ja ma puutusin kokku teemat otsides ühe artikliga, mis rääkis lähisuhte vägivallast ja lähisuhte vägivalla mõjutajatest ja just nagu et mis mõjutab nagu ohvreid siis kas tagasi minema või põhjustab neile nagu veel rohkem siis piina või takistab neid väljumast nendest olukordadest, et kus räägiti siis koduloomadest ja lemmikloomadest, et kuidas siis väga palju kasutatakse lemmikloomi ja loomi üldse siis nii-öelda vahendina siis ohvri kontrollimiseks. Ja siis mina kohtusin niimoodi Margoga esimest korda, et ja üldse suhtlesin siis teiste naiste varjupaikadega ka sellel teemal. Margo Orupõld siis? Ja, et oli väga silmiavav. Ja ma mäletan, Margo ütles mulle ka niimoodi, et oli hästi otsekohane, see oli hästi lahe. Mulle väga meeldis, et mis asja sa uurid sellest, et mida sa tead üldse sellest, et sa ei oska midagi küsidagi või nagu kuidagi niimoodi, see ei olnud nagu halvaga öeldud, aga ma saangi aru, et ma ei ole töötanud selles vallas varem, kui ma seda kirjutasin, et lihtsalt, et see oli midagi, mis mind nagu kõnetas nii väga, et lihtsalt juba ka see, et kui ma esimest korda seda artiklit lugesin, et millisel määral ja kui suurelt saab kasutada mingeid selliseid võtteid, et lisakannatust teisele inimesele tekitada. Ja ma ei olnud kunagi selle peale mõelnud niimoodi. Minul on olnud nagu selles mõttes unikaalne võimalus veeta ju tänu politseitööle 7 aastat selle info keskel, mida teie õnneks ei tea. Nende inimeste nimede ja nende detailsete kirjeldustega, mis siis tegelikult meie ühes ööpäevas siin väikses linnas aset leiavad. Ja mina see oli ka koht, kus mina nagu Margo ja naiste varjupaik nagu minu orbiiti nagu jõudsid. Ja ma mäletan, et meil see shift, me olime kuidagi Helenaga, et kuna Helen on tohutult kirglik loomainimene ka, siis me olime tegelikult varem väga palju tegelenud ka loomade küsimusega. Ja siis, ja siis kui me hakkasime seda ühte ainsat koroonaaegset heategevuskontserti tegema, siis ma mäletan, et kuidagi oli see hetk, kus ma nagu mõtlesin, et
mis on ka väga tore, et me oleme väga palju ametis loomade aitamisega ja kindlasti ma olen nõus, et kodutud loomad vajavad ka abi, on ju, aga mulle kuidagi tundus, et ma elan ütlesin, et ma ei tea, mulle nagu tundub, et praegu me oleme nagu ühiskonna selles kohas, kus tegelikult me nagu peaksime hakkama inimestega tegelema, sest et see, kuna see oligi koroona keskel, on ju, ja vaata see õudus, mis siin ümberringi toimus ja kuidagi nagu, et siis tundus nagu, et see fookuse pööramine inimeste küsimusele ja ongi, et kuule, et lähme suhtleme Margoga ja vaatame, mõtleme, et nagu mida me saame koos teha, et siis sellest kujuneski nagu hästi äge nagu ühine teekond, kus siis oligi, et see alguspunkt oli küll muidugi selles, et ma olin detsembris öelnud Kaisale, et kuule lähe, et tõlgi üks lugu ära. Ja siis sealt kuidagi see nagu... Ja see oli Duchess. Jah. Mersukinna. Ka seal oli juba see loo sõnum iseenesest on ju seotud selle vägivalla ringiga, et... No terve see plaat oligi tegelikult nagu... Jah, kogu plaat, aga just see nagu iseenesest, et siis panigi selle mõttepalli nagu rohkem veerema ka ja sidus meie enda jaoks mingid asjad rohkem ära. Ja kuidagi see selle mõttes, et see ja siis me nagu seal tavaneski nagu mingi täiesti teine maailm, et kuidagi nagu ja see ongi keeruline ja vaata, mida Margo ka nagu meil alati ütles oligi see, et tegelikult neid inimesi on nagu vähe, et nagu neid, kes räägiksid on ju, ja eriti vähe on mehi, kes räägiksid. Et see on ikkagi nagu jääb soolises mõttes ongi, et see sama, kui me läksime sinna konverentsile, kus meile see auhind üle anti selle tööst, mis me teinud oleme, mis mulle tundub muidugi, et me oleme teinud nii vähe, sest et arvestades seda, kui palju tööd selle asjaga üldse tuleb teha, ja kuidas see on. Aga ma muidugi olen väga tänulikud selle tunnustuse eest. Aga selle tõesti, et mehi on vähe. Ja see on nagu suur probleem. Ja ma veitsin oma lapsepõlve, võib-olla, miks see sotsiaalne teema mind kogu aeg nagu on nagu käima tõmman, on see, et ma veitsin oma lapsepõlve tegelikult lastekodus. Mitte lastekodu lapsena, vaid kuna mu ema töötas lastekodus, siis see tundus ka jällegi mulle nii põnev koht, kus peale Mai kultuurikeskus kohe järgmisena põhimõtteliselt siis ma olin 10 aastat lastekodus ja nägin ja see, mida ma seal nägin lapsena, et mis mu eakaaslastega toimub ja mis lood nende taga on, kuidas neid on kirvega mööda Kuldse kodu koridori taga aetud, ja nad on alasti jooksnud kuskile nagu põõsasse, kus nad lõpuks üles leitakse, ühesõnaga, et nad kuni selleni välja, et ma ei tea, see oli üks imearmas väike tüdruk, kes ühesõnaga toodi sinna, sest et kuna talle ei antud süüa, ta vanemad olid alkohoolikud, siis tal oli välja arenenud see tsülaakia, teravilja talumatus ja vaata lapsel on nagu väga, kuidas sa ütled väiksel lapsel, et ta ei tohi süüa ühtegi nagu teravilja toodet ja need olid igal pool ja vaata 90-ndatel oli selles mõttes väga keeruline leida üldse nagu toitusid, kus siis nagu neid asju välja tõsta. Ja mis gluteeni just, et tal oli terve rida nagu asju ja vaat see oligi see koht, kus ma olen nagu kasvanud selles mõttes väga nagu rasket lugude keskel ja see on ka nagu minu jaoks olnud nagu terve elu nagu suur nagu teema. Ma olen ise olnud lapsena väga süsteemse kooli vägivalla ohver umbes 4 aastat oma esimesest kuni 4. klassini. Et ja ise nende traumadega tegelenud täiskasvanu eas, sest et ongi, et ei osanud ju ise ka aru saada, et mis mu teismeeas siis nagu valesti läks on ja mõnes mõttes tuleb nendega ju tegeleda tänaseni, nii et see teema vägivald ja see, kuidas meie ühiskond üles ehitada on, et see on nagu on väga suur ja keeruline ja mul lihtsalt tundub, et keegi peab sellega tegelema. Ja kui meie seda ei tee, siis loodetavasti teeks keegi teine, aga mulle tundub, miks ma peaksin pealt vaatama seda. Ja, täpselt. Ja see ongi üldjuhul ikkagi on nii, et inimesed, kes on midagi sellist ka ise läbi elanud, et neil on see sisemine nagu tung ja ka selline suur vajadus ka seda nagu võib-olla ühiskonnas vähendada selle tulemusena, et miks tegelikult võib-olla sotsiaalvaldkonda ikkagi satub ka inimesi, kes on midagi sarnast läbi elanud või on nagu tuge kunagi vajanud, et ka minul nooruseas jäid mingid asjad märkamata täiskasvanute poolt, mis tegelikult oleks võinud olla vägagi suureks abiks, et kui ma mõtlen. Ja õnneks me oleme jõudnud sinna kohta, kus me saame rääkida nendest asjadest ja me saame aru, et inimesed ei pea iseseisvalt kõigega toime tulema ja et tuge võib minna nagu inimestel vaja ükskõik millises eluetapis, ükskõik kes sa oled või mis sa teed.
no inimesed ei saagi iseseisvalt toime tulla, inimesed ei ole loodud iseseisvalt toime tulema ja see ongi see individualistliku, ma ei tea, käsitluse mantra või see individualismi mantra, eks ole, et ühesõnaga, meil oleks vaja 3 tundi, et siin salvestada teiega koos. Need on hästi valusad ja ma nuuskasin siin vahepeal. Vabandust. ei, need on tunded ja ma arvan, et me võiks ka normaliseerida seda, et me inimestena empaatiliste olenditena me tajume ja tunnetame neid mingisuguseid asju. Ja laseme ka neid raskeid tundeid ise endal tunda, et mis me ka ennem ju rääkisime just selle kliima ja sellega seoses, et me ei oskagi tunda neid keerulisi asju, et kõik peabki kogu aeg olema siuke roosa manna ja tore ja vahva ja #chill, nagu sa ütlesid, et ebamugavus ja ebameeldiv selline tunne on oluline iseendast läbi lasta, sest et me ei oska muidu nagu järgmine kord nende tunnetega hakkama saada. Ja üks kiht on ka kindlasti see, on ju, et need asjad on meie ümber. Et nagu, ja tegelikult me kõik nagu näeme neid asju, me nagu, vägivald ei ole kuidagi selline asi, et keegi ei ole seda näinud või keegi ei ole seda kogenud või kellegi ei ole ühtegi lugu minevikust, et seega, et me ei pea tegelikult seda normaliseerima, et me nagu võime nagu tõstatada selle probleemina, öelda, et see tegelikult on päris nagu halb, et osad asjad on niimoodi. Absoluutselt. Ja kas või ainult see, et me nagu mõnikord saame ka öelda, et kuule, et see ei ole normaalne või mis see normaalne üldse on, aga et see ei ole okei. Et see kahjustab kedagi teist, et see ei ole kindlasti okei. Ja sageli kui öeldakse, et kui tulebki see reaktsioon esile, kas või ka see, et ma hakkan nutma selle peale või et see puudutab midagi, et kuule, sa oled liiga tundlik. Ma tahaks nagu viimased, ma ei tea, väga mitu aastat juba öelda, et mina ei ole liiga tundlik. Teie olete liiga tundetud. Ja tegelikult ma ei arva, et see asi isegi tundetu sees, kui sellises on, vaid... Puhas empaatiavõime, ma arvan. Something. Heiko tahtis midagi öelda. Ei, ma hakkasin mõtlema selle peale lihtsalt, et see on hea nagu küsimus, et selle tundetuse ja tundlikkuse on, sest et mõnes mõttes tõesti, et üks asi, mida nagu inimestele, kes on emotsionaalsed, heidetakse ette, sa oled liiga tundlik, on. Et mis, et umbes, et see ongi, et sa nagu et olla millegist traumeeritud justkui on tegelikult nagu asi, mida nagu nähakse nõrkuse märgina meie ühiskonnas on ju. Et tegelikult ei tohiks olla traumeeritud kunagi. Või siis häiritud. Ja see on asi, mida ma naudin vananemise juures, ikka jälle ütlen, et keskeas on see, et I don't give a flying mis iganes asi, et sa võid arvata, et ma olen liiga tundlik, mina tean, mis asi ma olen. Et kui ma mõtlen nagu enda peale 20-ndates, see on nagu palju keerulisem kuidagi, sest et nii palju sellest, mida sa saad teha, saavutada, olla, sõltub teistest. Praegu keskeas ma tajun, et see, nagu ma ise ütlen selle kohta, pikalt saatmise fond, siuke emotsionaalne, mentaalne pikalt saatmise fond on päris korralik, aga see on ka mingis mõttes privileeg, mis ei peaks tegelikult olema privileeg. See nii-öelda vananemine või küpsuseks saamine ja nende asjade nagu ebaoluliste ja oluliste asjade vahet tegemise kunst, et see on, ma olen enda puhul seda hästi palju mõelnud kogu aeg, et mul puudub igasugune nostalgia nagu varasema suhtes. Ma nagu kogu aeg tajun seda, et mulle meeldib, ja kui ma siin olen progressiivide saates, siis mulle meeldib see progress, et sa ikkagi nagu, et näed vaeva iseendaga selle nimel, et ongi, et sul oleks, et nagu saaksid asjadega paremini kuidagi hakkama ja oleksid nagu paremas kohas, et see on, ja see on võitlus, mida me peame ju kõik, on ju, nagu see mõttes, et väga paljud inimesed romantiseerivad seda, et ma tahaks olla 20-ne. Kas absoluutselt ei taha? Absoluutselt ei taha, nagu iga kell valiksin selle, kus ma praegu olen. Väga hea. Ühesõnaga 4. saade siis tuleb meil teiega vananemise teemal, aga kui me tänase saate otsad kokku siin tasapisi tõmbaksime, siis... Ma ühe asja tahaks kindlasti ära öelda, et kui see vananemise teema ka tuli ja sa tegelikult saate alguses küsisid või tõid välja, et mis te olete mõelnud, et kuhu te tahaksite jõuda bändina ja kõik asjad. Kas ma küsisin või? Ma ei mäleta üldse. Midagi sinna käid, võib-olla ma kujutan ette. Aga Heikoga ikkagi oleme rääkinud, et tahaks proovida bändi teha ikkagi väga kõrge eani. Et vaadata, cool. Kes ennem selle... Kes enne ära sureb. Kanduriga lavale tuleb. Ja. Sest et kuidagi see bändi tegemine ka, ise ka läheb aastatega
järjest nagu mõnusamaks, et see on tegelikult, ta on et see ongi, et mingid vaata pinged kaovad nagu enda seest ära ja nagu kuidagi, et see oled juba nii palju seda teinud, siis see on seda ärevust kontrollid ka, mis on ju tuleb seal nagu segaste ja keeruliste olukordadega, et minu arust, mida vanemaks saada, ühesõnaga seda kuidagi parem on teha ja minu arust, kui me mõtleme nüüd ka selle muusika peale ja me just lõpetame oma seda 4. plaati, mis on tegelikult juba enam-vähem täitsa valmis, siis ma arvan, et ka muusikaliselt on nagu tunda, et selle tegemine on nagu suurem rõõm, sest et kuidagi mingid sellised filtrid kaovad nagu ära, et mis või nagu veidrad klaasseinad, et iseenda ja muu maailma vahel, et siuke rohkem kontaktis iseenda ja läbi selle teistega ka, et see on nagu vahva. Ma arvan, nagu, et see mõte seal ongi see, et me julgesime minna prooviruumi nii, et me jätsime gitarri ukse taha. Mis see tähendab? Elena mängis sellist 80-ndate tilgakujulist hallist plastikust instrumenti nagu Suzuki Omnicord. See on nagu laste instrument natukene. Aga ta on ikka loodud professionaalseks kasutamiseks. Ja ühesõnaga, et siis, ja noh, et kuidas siis muusikat teha nagu hoopis nagu teiste vahenditega. Selles mõttes ma arvan, tuleb see nagu väga äge plaat ja ma arvan, et inimestel saab olema põnev seda kuulata. Millal ta välja tuleb? No me loodame... Gitarrid said, ma täna sirvisin Instagrami jälle üle jupi aja, gitarrid said paika, ma sain aru. Ja, et ta ongi nüüd, see miks on lõppemises, need lood on kõik salestatud, nendega on kõik hästi, aga me nüüd loodame esimese singliga välja tulla siin ikkagi lähikuudel, nii et ja siis kevadel vast siis ikka terve plaadiga, kui vähegi nüüd õnnestub kõik protsessid õigesti panna. Ja kas siis saab templis näha Sibylveini ka või? Kindlasti. Aga võib-olla mujal veel? Mujal veel? Kindlasti. Ja no mujal Eestis, mis ei ole Pärnu maa. Hästi, aga ma usun, et ma ei ole ainukene, kes seda plaati ootab. See, mida te teete, on imeline ja tuus ja jällegi mitte ainult muusikalises võtmes, vaid ka sotsiaalses ja ühiskondlikus võtmes, et kui keegi, ma ei saa seda saadet lõpetada, aga ma pean selle saate lõpetama, sest et Kaur, meie helivõlur, liigub ka siit kohe-kohe eelarvamusfestivalini. Aga kui keegi ütleb, et muusika ei ole poliitiline, ma lihtsalt teen muusikat, millest te nagu räägite, mis asi siin maailmas ei ole poliitiline, mida inimesed teevad, eks. Et mulle väga meeldib see, kuidas te poliitiliselt ka oma loomingut teete ja jagate ja puudutate neid valusaid kohti. Aitäh. Kõigele lisaks. Aga lõpetame siukse helge, parem oleks, et see on helge noot. Igale saate külalisele ka olnud küsimus, vist üks saade jäi vahele. Aga et kuidas rikastab Pärnu sind ja kuidas sina Pärnut rikastad? Kas see küsimus oleks võinud enne saadet tulles, ma oleks rohkem mõelnud. Kui ma saaks Heiko kehakeelt edasi anda, Heiko on väga udisimulikult vaatab. Heiko võib kindlasti ennem ise vastata. Äkki tal on rohkem mõtteid? No, mina olen teie saadet varem kuulnud, seega ma teadsin, et see küsimus. Helen, ei olegi meid kuhu. Ma ei ole, ma olen korduvalt öelnud, te üllatuksite, kui vähe ma tean. Hästi, aga Heiko, sina eeskujulik saatekuulaja, väike saatekuulaja, väike televaataja. Mina olen, mul on see, et tõesti ma olen nagu väga palju aastaid tundnud, et see kogukond ja linn on ise nii palju mulle andnud, et siis mul on nagu olnud kogu aeg selline nagu mingi vajadus nagu anda ise tagasi, nii et ma arvan, et oma tegevustega ma olen proovinud kogu aeg siia nagu, et oleks siin nagu, et kuidagi midagi parem on, et selle asemel lihtsalt vinguda on ju, et teha ise mingeid asju siis, mis nagu aitaksid kuidagi Pärnut näidata parema kohana, Pärnul endal olla parem koht ja pärnakatel tunda, et nad on kuskil paremas kohas ja lõpuks on endal ka vahva on ju teha neid asju. Ja kuidas Pärnu mind rikastab, siis ma arvan, et ta isegi on mind loonud, et seega nagu siin ei olegi nagu küsimust, et see on nagu et ma arvan, et ma ei oleks see inimene, kes ma olen, kui ma oleksin sündinud teise kohta. Lihtsalt, et need kogemused on ja see kõik, millest me siin juba natukene oleme rääkinud, on ja igasugused Urmased Keldis, kellest saavad lõpuks esimese meestripparid. Kompad. Just. Kompad nagu Helena täpselt. Et need on need inimesed, kes on ju selle taga, kes ma olen.
nii et ma ei tea, nüüd ma annan küll Helenale sõna. Heikole võib mõelda sükse küsimuse, mida te ei ole varem kuulnud. Aga Pärnu on kõikide võimaluste linn, et ükskõik mida keegi ütleb või ei ütle, et kas siin on teha või ei ole teha, et talvel ei ole midagi teha, et see on täiesti inimeste enda teha. Et see on, ja kõik on meelsuse küsimus, et mis meelsusega sa asjadele peale lendad, et kui sa lähedki kuhugile ja mõtled, et on nõme, siis ongi nõme, aga see mitte sellepärast, et see koht on nõme, vaid su enda nagu mõtteviis on siis järelikult seal kohas, et nii on. Et mida positiivsemalt, ma arvan, me ise ka suhtume nendesse asjadesse ja küsime endalt küsimust, siis ma vihkasin seda küsimust kunagi. Aga mida sina saad ise teha, et see olukord oleks teistmoodi? Mina saan muudkui öelda, et rattaparklad on olematud, rattaparkimise võimalused on olematud, seda ma teen iga kord ja see saade ütlen ma ka. Aga mis sa ise saad selleks teha? Pöörduda, kirjutada, tähelepanu juhtida. Aga korralda ise ära. Helena. Ei. Korralda ise ära. Ei, minu töö on teine. Sealt maalt lõpeb see diskussioon meil. Okei. Ma hakkasin praegu mõtlema, et huvitav, kuidas ma korraldan kõik need betoonmunadega rattaparklad siin Pärnus ise ära, aga siis ei korralda keegi antropoloogiat ja seksoloogiat ja seksuaalharidust. Täpselt nii, siis oleksid rattaparklate korraldaja. On ju, okei, nii. Rikastamine ikkagi. Sina rikastad Pärnut ja Pärnu sinna. See on täpselt samamoodi. Smooth. Täpselt samamoodi, see on täpselt sama vastus, mis ma ennem ütlesin, et kõikide võimaluste linn. Kas sa kandideerid mingis erakonna nimekirjas, sest see oli nii ilusasti ümmargune ja hästi poleeritud? Erakond mina ja mis on minu jaoks oluline. Aga tegelikult ma ütlen siis Helena hästi ise. Minu arust, kui päris mees selgitame. Ja. Ei, ma lihtsalt tahtsin seda, ma öelda. Seda. Ja, sest et kui päris aus olla, siis on niimoodi, et ma arvan, et Helena nagu muusika loome ja sõnaloome on kindlasti nagu midagi sellist, mille ise suur fänn ma olen. Nagu ma olen Helena tihtipeale öelnud, ma olen ise ta väga suur fänn. Et ma arvan, et rikastab väga palju muusikalises mõttes nagu väga palju seda keskkonda siin. Aitäh. Ja ma ei saaks... Ma lihtsalt tahtsin öelda. Ma tahan... Aga sa ei saa seda enda kohta ise öelda. Ma saan öelda Heiko kohta seda, et ma ilmselt ma ei saa öelda, et ei viitsiks, ma ei näeks ennast selles rollis või et võib-olla ma oleks ammu juba nagu ära tüdinenud, sellepärast et sellist nagu edasi viivat jõudu on Heikos lihtsalt nii palju inimesena. Et ma arvangi, et minu ja Heiko selline dünaamiline duo, selline nagu kahe inimese ratas või ma ei tea, mis see on. Et seda ei juhtu palju elus, ma arvan, inimestel. Ja et see on nii lahe, et kuidas me nii kaua üksteist teame ja tegelikult oleme ka nagu kasvanud läbi selle bändi tegemise ja sõprade. Et noh, see on üks võimalus elus, ma arvan, on mingit sellist asja teha sellise inimesega. Ma ütlen ausalt, mu lemmikhetk on, ma ei tea, sa psühholoogiaga oled tuttav, nagu ütlete seda. Aga meil on selline nagu niimoodi, et kui me kirjutame uut lugu, see on olukord, kus sa tegelikult ei tea, kuhu sa teel oled, siis me Helenaga suhtleme pilgu teel. Ehk siis meil ei ole, me ei saa sõnu vahetada, sest et ühesõnaga seda ei ole kuulda seal müra sees, aga ja me saame üksteisest aru. Ja mul ei ole mitte kunagi, mitte ühegi teise inimesega olnud seda, et vaat sa nagu põhimõtteliselt ja siis ta saab kohe aru, et kuhu minna tuleb. Ja see on nagu fenomenaalne, et tõsi, et need suhted nagu võivad minna väga sellist tunnetuslikule tasemele, kus inimesed tunnetavad üksteist ja muusika kirjutamises nagu just see, et sa oled sellel nii-öelda, nüüd tuleb nagu see kõige lugu ja nüüd peab nagu siit peab sinna, et selleks enne ei ole aega kokku leppida, et see peab nagu intuitiivselt toimuma meil, siis me nagu sõidame Helenaga teel niimoodi, et me nagu juhime üksteist pilkudega. Ja see on nii naljakas, kui ma Heikole mõnikord räägin, et millest mingi lugu räägib, et ta ei vaata mind imelikult. Tal on nagu, see on päris nagu lahe või nagu... Helena tekstid, kui keegi, nagu ma soovitan lugeda, võib-olla isegi tõlkida neid, et see, need on, see on omaette maailm. Ja ma nagu mõtlen, et ma tahaks ise osata niimoodi nagu tunnetada maailma, niimoodi seda kirja panna, et see on nagu nii, see on väga-väga huvitav. Ja nii lahe, et keegi saab aru sellest. Väga tore. Et see tänane vestlus ei ole olnud mitte ainult vestlus Pärnust ja vestlus muusikast ja vestlus sotsiaalsetest teemadest, aga ka vestlus sõprusest. Ja ma luban, ma kuulan teie podcasti.
nii, hästi, ma panen selle siia, panen kirja. Aga mina tahaks lõpetada sellega, et me oleme tegelikult väga tänulikud, et te meid kutsusite, sest et ja pole, me peame nüüd ikkagi fänni hetke korra jätkama ka, et me ikkagi, et see fännlus on vastastikune, et me ikkagi jälgime ka sinu tegemisi. Ja see ei tähenda, et ei ole võib-olla podcasti nii intensiivselt kuulanud, sest et ma ei ole väga suur podcasti inimene. Helena, kõik on hästi. Helena vastab isegi telefonile enamus aega päevast. Ma pean lihtsalt ära rääkima, et ma tõesti nagu, ma olen väga vähe lülitatud nagu sellesse, mis maailmas toimub. Et ma toimetan nagu selles mingis oma kolmnurgas. Et mis on okei. Nagu selles mõttes, et mis iganes, mis on, aga lihtsalt, et see, mida sina teed ja see, mida te Lauraga teete, on väga äge ja ma nagu väga hindan, et järjest rohkem nagu tekib seda sellist nagu head kolkapatriotismi, mis ongi nagu see, et me väga paua on ja lihtsalt pärnakad ise nagu vingunud oma linnaga nagu selles mõttes, et ja siis teine lahendus on see, et mina poliitikasse, ei pea minema poliitikasse, pigem teha siin nagu neid asju nii, nagu meie teeme ja hoida selles mõttes seda positiivset joont ilma nagu ennast nagu sidumata mingi suure ideoloogiaga. Nii et ühesõnaga, me oleme väga tänulikud sulle. Aitäh. Ja me oleme kirjalikud sinu fännid edasi. Aitäh, Laura. Sest sa teed väga äged. Ja Laurale ka muidugi. Kaur ka. Ja Kaurile ka, aitäh. Laura, aitäh. Üks suur tänamisring. Väga hea, aga see oli esimene saade Sibelveiniga, oodake siis järgmisi saateid. Ja mitte ainult Sibelveiniga. Ma arvan, et see on tegelikult ikkagi Sibelveiniga ja Heikoga ja Helenaga. Heiko Leesment, Helena Randlaht, aitäh, et te tulite. Ja ma ei tea, see kõlab küll naljana esimene saade, aga siin jäi nii palju asju õhku ja nii palju huvitavaid mõtteid ja vestluseid ja ka valusaid ja ka kirkaid mõtteid ja vestluseid, et sellest võiks tõesti teha 5 tunnise laivi vabalt. Aga aitäh, et tulite, aitäh, et olite ja aitäh sulle, et sa saadet kuulad ja isegi kui ei kuula, siis elad meile kaasa. Tšau, tšau!